No sellega peab hakkama pihta tegelikult ikkagi väga varakult juba sealt, sest mul on omal 12-aastane tütar, on ju. Ja see matemaatika, see on pagana raske, on ju. See on pagana raske, eks ütleme. Aga sa pead tegema selle kuidagi nagu tema jaoks nagu huvitavaks. Seesama Taavi Kotka nagu algatuseks, et sa tood selle inseneeria kuidagi tüdrukuteni ja ka poisteni tegelikult läbi selle igasuguste ehitad mingeid asju, eks, paned mingid asjad nagu tööle, eks, et reaalselt sa teed selle nagu huvitavaks, eks. Mida peaks tegema, selle sama kitsa matemaatika peaks ära kaotama, selle lolluse peaks ära lõpetama, et selles mõttes üks põhikooli õpilane, tal ei tohiks olla valikut, et ta otsustab, et see on jube raske, kodust ka tuge ei ole ja siis ta lõikab omal inseneeriasse tee nagu ära, eks. Et tegelikult sealt gümnaasiumist peaks ennast ikkagi selle laia matemaatikaga läbi vedama ja siis vaatad, et saab. Aga ma arvan, et see just see nagu huvitavaks tegemine läbi kõik võimalike sellist meetodite, eks. Et see ei ole kuiv õppimine, seda kuiva tööd peab ka tegema, eks. See on ka tegelikult spordimaailmast võrdlust tuues, et seda sihukest nagu rutiinset tööd, et seda kuidagi ma isegi ei tea, mina ei ole pedagoog, aga sa pead tegema selle kuidagi nagu selle noore jaoks, et ta näeb seda perspektiivi ja ta saab aru, et kui ta nagu teeb omad asjad ära, siis seal ootab teda nagu auindeks. Inseneeriaharidusega tippjuhid ikkagi Eestis ja ka mujal maailmas tegelikult teenivad väga hästi, nad on oma eluga saavad väga hästi hakkama, et sa pead õppima päris asju, siis sa lahendad päris probleeme päris maailmas ja üks asi, mis noortele muidugi meeldib, on see kõik see keskkonnasäästlikkus ja kõik see planeedi päästmise teema, eks ütleme. Kõik see taaskasutus, kõik need uued tehnoloogiad, tegelikult Eestis ka ju tehakse juba. Ja see kõnetab noori väga. See kõnetab noori väga, et nad saavad, ütleme, mul oma lapsed ostavad ju Humanast riided. Mitte sellepärast, et raha ei ole, vaid sellepärast, et see neile meeldib, nad saavad sealt ägedaid asju tegelikult, see on keskkonnasäästlik, nad ütleme selles mõttes, see kõik nagu see on väga seksikas noorte jaoks ja see on ka üks asi, kus tegelikult ju insenerid mõtlevad välja neid tehnoloogiad, eks. Kui sa õpid inseneriks, siis sa ikkagi sa saad elus hakkama, päris kindlasti. Sa võid selle pealt minna ka õppida mingi hariduse omale siis, eks. Ja seda peaks riik tegelikult ka veelgi rohkem suunama. Just nimelt, et see inseneriharidus oleks, et see riiklik tellimus oleks suurem, eks, et see oleks igal juhul tasuta ja muuta tasuliseks mingid ebavajalikud ained. See, et üle küla esimene kõrgharidus on tasuta, mina sealt parteist ei ole enam. Mina arvan, et seda peaks reguleerima. Selle läbi me saame ka kindlasti nagu noori rohkem sellele õigele rajale, inseneeria rajale.